ja Eesti Teadusajakirjanike Seltsi poolt teadusajakirjanduse sõbra auhind. Seda on selts välja andnud juba 6 korda varem, nii et tänav on siis õnnelik arv 7. Teadusajakirjanduse sõber on aunimetus, selle nimetusega kaasas käib ka üks esemeline auhind, ma võin seda juba eelnevalt näidata teile. See on üks niisugune väike skulptuur, kuju. Öökull on siin peal, tema nimi on Ökul ja selle on siis valmistanud keraamik Piret Kändler ja iga ökulist, teadusajakirjanduse sõber, nii nagu teda võib nimetada, saab siis selle endale. Ma võin öelda ka, kes on varem saanud teadusajakirjanduse sõbraks, neid on ainult 6, ma püüan meelde tuletada. Need on kõige esimesena Heidi Soosalu, siis Mart Noorma, siis Tarmo Soomere, kes on siin saalis, siis Ain Kallis, siis Jaak Kikas ja eelmisel aastal Toivo Maimets. Nii et väga põnev, kes siis saab praegu. Meil on kokku lepitud, et mille eest me seda auhinda anname. See on väga tore sõnastus, ma loen selle ette. Selts soovib auhinnaga esile tõsta, tänada ja tunnustada teadlast, kes tähelepanuväärselt asjatundlikul, entusiastlikul ja heatahtlikul moel teeb ajakirjanikega koostööd, pakkumaks ühiskonna liikmetele üldmõistetaval ja meeliköitval kujul asjakohast ja asjatundlikku teavet teadusmahukatel ja teadusesse puutuvatel teemadel. See kõik käib väga täpselt ka tänavuse teadusajakirjanduse sõbra kohta. Tänane teadusajakirjanduse sõber hakkab juba siia poole tulema saalist. Ta on Tallinna Tehnikaülikooli professor, biorobootika keskuse juhataja, akadeemik Maarja Kruusmaa. Palju õnne, Maarja! Nii. Anname sulle üle 3 tähtsat auhinnakomponenti. Esiteks eelmainitud ja näidatud ökuli kuju. Kuidas ma? Palun. Nii, kõigepealt. Ma ütlen seda maha ja Aha, teeme pildi ka sinisel taustal. Ei, pärast, see on kolmas. Aga teeme siis niimoodi, et anname teise komponendi nüüd järgmisena. Auhinna teiseks komponendiks tuleb välja on lilled. Ja lilled andis üle teadusajakirjanike seltsi liige Andi Hektor. Ja kolmas komponent, nii nagu auhinnaga ikka kaasas käib, on tunniskiri. Ma loen selle ka ette. Mul oleks 3 kätt vaja. Jah, ma võin lilli hoida vahepeal. Eesti Teadusajakirjanike Selts tunnistab, et Maarja Kruusmaa on teadusajakirjanduse sõber ja roboti tajumuse veetlik elavdaja. Ja ökulist ka. Ökulist veel peale selle. See oli nüüd natukene mõistatuslik, krüptiline, aga põhimõtteliselt kõigile võib-olla lahti mõistatatav, kui mitte esmalugemisel, siis 3. või 4. Palun. Aitäh. Nii.
Nii. Anname, Maarja, sulle ka natukene sõna, sest et sa oled tõepoolest, võib öelda, teadusajakirjanduse sõber, sinu juurest Mustamäelt, sinu väga meeldiva sisekujunduse ja õhkkonnaga robootikakeskusest on alati väga meeldiv läbi astuda, aga tegelikult teadusajakirjanduse sõber oled sa ju juba ammu enne seda olnud, kui see nimetus nüüd täna tuli. Räägi, kuidas sinust sai teadusajakirjanduse sõber? Kuidas see lugu oli? Kas ma tulen sinu koha peale? Kuidas... Ma arvan, et võib-olla see mikrofon ka töötab. Vaatame, proovime. Jah, töötab küll. Aitäh, et te selle fotosessiooni minuga koos siin üle elasite. Ja mul on hea meel, et mina olen nüüd Priidu sõber ametlikult. Ja Priit on nüüd minu sõber ka. Ja mul on tegelikult veel rohkem sõpru, siis kuna see on teadusajakirjanike seltsi poolt välja antud, kas siis kõik teadusajakirjanikud on nüüd minu sõbrad? Kõik viimseni. See on nii tore. Tegelikult see sõprussuhe on meil päris kaua kestnud, eks ju. Ja ma ütleks, et see on meile, vähemalt mina arvan, et mõlemale poolele olnud väga oluline ja tihti räägitakse, et see on teadusajakirjanikele ja üldsusele siis hea, et teadlane tuleb ja suhtleb nendega ja räägib neile, aga tegelikult ei ole niimoodi, tegelikult on see teadlasele väga hea selliseid asju teha. Et tihti, kui sa räägid, et sa tuled sinna minu juurde ja sa küsid midagi, siis ma olen sunnitud nagu iseenda jaoks ka kõigepealt asjad selgeks tegema. Ja mõnikord on ka teinekord juhtunud, et ma ütlen sulle, et kuule, helista hiljem tagasi, et las ma uurin natuke ja mõtlen enne ise selgeks, kui ma tulen ja hakkan seal mingisugust juttu rääkima. Tõeline sõber teebki nii. Eks ole, just. Ja ma tahaks tegelikult väga tänada teadusajakirjanike, et nad on mind päris palju aidanud mõnikord, kui mul on endal vaja sellist kontseptualiseerida ja oma tööd ja mõelda natuke laiemas raamis ja just niisuguste võib-olla ühiskondlike suhete raamis ja laiemalt, siis tegelikult teiega neid mõtteid edasi-tagasi põrgatada on olnud väga kasulik. Suur tänu teile selle pikaajalise koostöö eest. Täna on siin robootikast tegelikult juttu olnud juba ja päris palju. Ja tuleb välja, et robootika on üks huvihariduse ja huvitegevuse kõige suuremaid valdkondi, mis õpilasi huvitab. Robotics algab just lähipäevil. Jah, tulge kõik kohale. Millega sa oled vähemalt esimestel aastatel olnud ka väga lähedalt seotud. Väga lähedasel. Ja. Ja. See tähendab, et robotite ajastu on saabunud. On ju nii? Sellest, et on saabunud, on juba viimased 20 aastat räägitud, et ma ei taha olla see, kes siuksed piinliku järjekordse lööklausega ajalukku läheb. Aga kindlasti ta on enam ja enam siin. Et kas me näeme siukest järsku läbimurret või lihtsalt sellist vaikset arengut, seda on praegu väga raske öelda, et alati aitab siuke pikem perspektiiv hiljem teadusajanike ja ajakirjanike abiga sellesse suuremasse süsteemi panna. Daamid ja härrad, Maarja Kruusmaa. Aitäh! Kui me veel uuesti üle.